tšau! Uus vlog. Meil on laupäev täna ja me sõidame kaubamajakasse, sest pesamunakesel on sõbra sünnipäev, mis on väga tore, mitte väga tore, aga eriti tore on sellepärast, et kuna ta läks just kooli ja seal oli uued klassikaaslased ja niimoodi. Et siis on tore, et juba sünnipäevale kutsutakse homme on teise klassikaaslase sünnipäev, nii et temal on sünnipäevad ja nädalavahetus, mis temale sobib väga hästi, sest tema ainult käiks kogu aeg. On nii või? Ja. Aga kuna see sünnipäev on kaubamajakas Sky Pargis, siis ma mõtlesin, et ma kasutan seal seda aega ära natuke. Esiteks me saame Voovaga kokku, joome kohvi, lobiseme, sööme. Olu Voova. Ja siis, aga mul on vaja mõndast asju ka. Et ma ei tea, kas ma olen rääkinud, aga siin küla vahel me tegime sellise väikse ettevõtlike inimeste tunnustamise asja, et külarahvas hääletas, et kes nende arust sellel aastal on nagu sellised kõige lahedamad ettevõtmised olnud. Muidugi see, ma ei teagi, et meie tegime selle enne ära, siis meil avati siin veel üks piiriputka, mis on selline vana legendaarne koht. Et ei tea, see oleks ka seal rebimises osalenud ilmselt, aga meie tegime selle hääletuse enne ja siis meil on üks Aasia söögikoht, mida siis peavadki Aasiast siia tulnud inimesed, kes elavad meil, ja siis on üks kohalike söögikoht oli suvel, purksiputka, hästi populaarne koht oli ja siis et need olid need kaks tükki, nad olid väga tasavägised lõppkokkuvõttes, et meil oli siin uusi ettevõtteid veel, keda välja toodi, aga need kaks siis jäid see aasta nii-öelda sõelale ja siis ma ajasin kokku siin sponsoreid, et neile sellised väiksed kinkekorbid kokku panna ja see tegelikult on läinud natuke üle kivide ja kändude selles sorts, et nagu see ikka on, et ei saa nagu kätte vahepeal hästi neid asju käid ja ajad taga ja siis osad mõtlevad ümber aga noh, ühesõnaga ma täna nüüd lähen ja mul on see eesmärk, et ma tahaksid kaubamajakast saada need nii-öelda kinkekorbide kokkupanemiseks, need korvid siis, kuhu need asjad sisse panna. Et ma loodan, et ma saan siit mingisugused, sest et üks inimene sponsoriirib nende korvi tegelikult ja palus, et ma nad ise nii-öelda leiaksin. Ja siis mul on vaja riidepuusid. Ma arvan, Pepkost äkki saan, sellepärast, et eelmine kord ma sain ja need olid väga hea hinnaga ja selles mõttes need on hästi head, et ma panen selle auto siia üldse. Ja siis ma mõtlesin, et ma tegelikult ostaks sealt Pepkost, kui seal veel on seda sama küünalt, uue see mingi kohvilõhnaline küünal, seda ma põletan, see on mega hea ja lõhnab jube tugevalt ja hästi. Võtan teluve, nüüd 17. Ma ei tea, sa võid ju võtta igaks juhuks kaasa, aga sa võid siia ka jätta ja ma lihtsalt annan sellele emale oma numbri, et ta saab ise mulle helistada, kui midagi on. Kuidas sa arvad? Saan numbri. Ja siis ma tahaks tegelikult Tuglasest, mul on ju need huulepliiatsid kõik otsas on ja seal peaks olema seda kaua püsivat nagu siuke vildika moodi huulepliiats, et ma olen näinud, et pannaks, ma olen ammu tahtnud proovida, ma tean, et Pixil on ka välja sõna Pixi asju saab Pärnus ainult ilust, et ma arvan, et ma vaatan, kas siin Tuglas on mingi asi oli veel, mida ma mõtlesin, et mul oleks sealt vaja, mis asi see oli? Ja meil on aega, kallis. Aga võtta kaardi. Ja, võtamegi. Ühesõnaga, ma ei mäleta, täpselt. Ma ei mäleta, mingi asi oli veel, mida ma tahtsin sealt või sellest. Ma ei saa ka mõelda sellepärast, et kui Lauren kogu aeg räägib, siis mul läheb mõte kokku. Aga ühesõnaga, lähme vaatame, kuidagi Voova peab mulle hängima koos seal kosmeetikapoodides, siis nii et... Aga okei, ma lähen saadan lapse ära peole ja siis vaatame edasi. No tšau, järgmine päev.
on siis head rahvusvahelist kõigi emade puhkepäeva meile kõigile. Et pühapäev käin lähen lastele järgi sinna sünnipäevapeole ja siis ajan neid sponsorluse asju kokku, sest ma tahaks homme selle üleandmise ära teha. Aga mul on kaubamajakas eile, mul on vaja see ekraani kaitseklaas ära vahetada, seepärast, et ma olen üldiselt väga rahul selle paelaga, mul on ju telefon paelaga kaelas ja nii-öelda kogu aeg on, et ma ei tea, lapsed narrivad, et see on mingi vana inimeste värk, aga mina olen muidu väga rahul, aga sellega on see asi, et kui ta mul kaelas näiteks ma kodus mingeid asju teen, nagu panen, ma ei tea, nõusid masinasse või nagu kuidas aga mingid niisugused toimetusi, siis ta nagu kogu aeg käib igale poole vastu. Ja mul on see, õnneks mul on kaitseklaas peale, kes on täiesti katki läinud. Et ma ei teagi, mis teha, ma olen täitsa pean võib-olla loobuma sellest. Poja helistab. Sõnaga, laps helistas vahele. Aga ühesõnaga jah, et ma pean vist täitsa loobuma sellest paelast või ma ei tea, sest et ma ei saa ju hakata kogu aeg seda klaasi vahetama. Ja lisaks oligi, miks mulle meelde tuli see, et teile kaubamajakas see pood on kinni pandud, kus ma kogu aeg käisin klaasi vahetamas. Kus oli nagu niimoodi vist, et kui ostsid klaasi sealt, siis nad vahetasid tasuta. Igal juhul oli seal nagu hästi hea mugav käia. Ja teine koht, kus ma olen käinud on Port 2, aga ma ei viitsi sinna kesklinna hakata minema ausalt öeldes. Aga mis oli jumala lahe, eile käisime söömas on ju. Ühesõnaga Voova tuli sinna selleks ajaks, kui mul lapsel oli see pidu ja siis tegime kohvi ja sööki ja värki ja siis see käisime seal Duckface'is ja no nii hea söök oli. Ma alati nagu võtan Duckface'is ja Martensis ja seal seda pokkekaussi on ja riisikaussi lõhega ja see on jumala hea. Ja ma kunagi ei julge nagu midagi muud võtta ja proovida. Mul on üldse see, et ma lähen ja söön ühti seda samu asju igal pool. Aga eile mõtlesin, ei, ma pean teisi asju ka proovima või no ma tahan, eks ju. Ja võtsin need Pao burgerid kõrbekanaga ja siis need aasiapärased mingid pelmeenid, tuleb praegu meelde, mis nende nimi on. Ja no mõlemad olid nii head ja mul oli täiega nagu selline maitse elamus üle tüki aja, et nüüd on siin tulemas restoranide nädal ja mingid asjad, et siis saab jälle mingeid proovida, võib-olla mingeid asju, aga ja, et mina ja eilse põhjal ma küll nagu soovitaks, et sinna Duckface'i minna. Kunagi, kui see tehti, alles ma käisin seal ja Merliniga käisime ja sõime, ma ei mäleta, ei olnud nagu väga super, aga no nüüd on nagu see ikka oli mega hea. Ainuke asi, mis mind häirib selle koha peal on see, et nad ei broneeri laudu. Solvusin ükskord natuke ära, sest et laps tahtis mingit ma ei mäleta, ilmselt oli mingi kooliaasta lõpp või lasteaasta lõpp ja et lähme vanaemadega sinna kuskile istuma ja siis ühesõnaga tahtsime sinna laua panna ja minna ja siis nad ei broneerinud laudu ja ma ei saa nagu aru, miks sa ei broneeri lauda, selles mõttes ma olen veel vanaemad oleks korraliku käibe sinna teinud. Aga see on mingi esimese maailma probleem, et ma ei tea, neil on omad põhjused. Ja siis me käisime pärast, jumal küll, jälle laps helistab vahele. Vahepeal läks kiireks ära. Ja ma muidugi ei mäleta, millest ma rääkisin. Aga, ja siis vist rääkisin, et käisime söömas veel pärast. Tahtsime magustuitus, mõtlesin, et tahaks seda pistaatsia gelatot, mis seal Da Vinci's on. Ja seal oli mingisugune pakkumine, et kui võtad umbes selle šokolaadi koogijäätisega, siis saad umbes kohvi tasuta ja siis mõtlesin, okei, ma võtan siis selle nagu pistaatsia jäätisega. Aga seal jäätis tegelikult vähe, et see koogi ja seal on see mingi maasikamoos kaasas ja need ma lõpuks söötsin Voovale sisse, sest ma tegelikult ei tahtnud, ma tahtsin ainult seda jäätist. Sest see on see, kuidas ma mingite sooduspakkumiste õnge lähen, kui ma seal kohe tegutsen ja ei mõtle järgi.
aga siis ma vaatasin, et seal oli seda pumpkin spice lattet ka tegelikult pärast siis, kui nagu lauda istusin. Et tegelikult poiss ütles ka, et võiks proovida erinevaid pumpkin spice lattesid. Et vahepeal ma tundub, et ma olen oma sügise contentiga väga hiljaks jäänud, sellepärast, et see jõuluasjad on müügil, aga no ma ütlen, mul väga meeldivad jõulud, aga ma praegu väga hoian kõigest sellest meelega eemale, sellest, et ma tean, et kui ma hakkan praegu vaatama neid asju, siis mul ei tekigi seda jõulutunnet, et ma olen öelnud ka, et minu jaoks jõuludeks valmistumine hakkab siis, kui on mu sünnipäev möödas, 15. november ja siis pärast seda. Siis hakkame jõuluasju vaatama võib-olla ja niisugust asja tegema. Aga jah, et ma ei ole ju siiamaani jõudnud teile oma neid sügise asjugi ära näidata, nii et on nagu on. Aga eile sain Pepkost nüüd riidepuud, ostsin juurde 2 pakki, 2,50 maksavad 8 tükki. Üli hea pakkumine, must ja ei olnud küll, võtsin need niisugused vanaroosad või beesikad. Saa isegi aru täpselt, nad tegelikult tunduvad vanaroosad. Ja siis võtsin juurde ühe selle oma lemmik küünle, mis seal Pepkos on. Iiri kohvi. See maksab 5, aga ta on väärt seda selles mõttes, et ta on tõesti hea. Siin ma praegu nüüd... Siis, muidugi, kui suur on tõenäosus, just, ma ei mäleta äkki eelmises vlogis, oli see, et väiksema läks kõrvarõngas katki. Ja eile siis suuremal spaas kadus kõrvarõngas ära lihtsalt. Ja tema ei saa kanda, tal on kannatab ainult kulda. Aga vedas täpselt niimoodi, et see kullapoes oli -40% eile, kuna seal oli see mingi ostumöll. Ja ma sain talle suhteliselt normaalse hinnaga. Ma olen siin lahtiselt kilekotikese sees, ma olen vaatamas neid pudiste kuhugi maha. Ja ma võtsin lihtsalt sellised väikesed kivikestega. Väga ilusad minu arust. Nii et vedas jah lihtsalt, et oli, ma ütlen jälle, oleks saanud jõuludeks kinkidega, no ma ei julge jõuludeni oodata, selleks saaks ka saada äkki kinni tal need augud. Ja siis üks asi veel, või 2 oli see, et ma rääkisin ta nuulepliiatsit enne ja käisin siis Tuglasest uurimas, sest ma tahtsin nagu seda, mis on see nii-öelda vildika moodi, mis on nagu kaua püsiv. Aga kuna see on tegelikult päris hirmus minu jaoks, siis ma võtsin igaks juhuks ühe tavalise ka Makeup Factory oma. Oli ka mingi soodukas eile. Ja siis ma lihtsalt katsetasin ka kohe. Niisugune punane, ma loodan, et see nagu ei tõmba väga lillaks. Aga ta oli nagu hästi... ei ole võib-olla näha väga hästi. Ühesõnaga ta püsib, ta on hästi nagu, püsib hästi peal, vaata. Et selle üle mul on hea meel, aga Tuglases ei olnud seda vildikat kaua püsivat, aga jälle ka mingi soodukaga seal selle kampaaniapäeva puhul oli pupa oma. Ja see on ikka päris hirmus sellepärast, et ma tegin eile, ma ei tea, kas ta siit praegu nüüd näha on, aga ma tõmbasin paar jutti sellega poes prooviks ja ma olen käsi pesnud ja kõiki asju teinud ja see ei ole maha tulnud. See on selline, et ühes otsas on see nagu vildikas ja teises otsas on siis nagu huuleläige, eks ju, mille sa siis nagu peale paned. Ja täna ma nüüd ei pea enam kuhugi minema. Ja ainult selle tõttu ma julgen proovida, aga ma mõtlen, et kui ta nii kaua püsib, kui ma ta peale panen ja kui ma ta panen viltu näiteks lähest, siis on igavene jama. Ma võtsin enda arust kaasa endale selle. Peegli, Nüüd seda ei ole, mina ei saa aru. Kuu kohta ma siis panin nüüd, kui ma hakkan. Lapsele veel ostsin hambapasta ka. Meil on nagu hullud hambapesamise fännid lapsed. Ma ütlen, meil pühade jänestab ka hambapastasid. Aga ma ei tea, proovime siis
siin. Homme peal on ikka veel, ma ei tea. Mõte on nagu selles siis, et nagu värviks üle ära huuled, on ja üleni. Siis ma natuke kahetsen seda asja juba. No. See läheb järjest tumedamaks ka veel. Lasen tal natuke ära kuivada, siis tõmban selle glossi peale. Tegelikult tundub, et läks suht sirgelt isegi. Okei, hoian pöialt. Et okei on. Aga ühesõnaga, ja siis nüüd praegu ka veel ma ajasin neid asju, see sponsorluse asi, mis me siin küla vahel teeme nendele külarahva lemmikettevõtjatele, et sain sellised kinkekorvid Jyskist. Siia lähevad siis erinevad asjad sisse. Kerli enda ettevõtte kandis neid planeerijaid selle Astariaga. Just sain neid muuseumi mingisugused, mitte mingisugused, aga muuseumi poolt kingitused. Siin on raamatud ja siis mingid ühispiletid, sellised, et nendega saab minna mitmesse sellesse kohta ülilahe, et nad Pärnu muuseum, Koidula muuseum, Punane torn, siuksed ühispiletid, ülilahe, et need saame kõigile anda. Siis Mulligalerii poolt saime kumbagi kinkekorvi, siis ühe mulli, šampanja, väga uhke värk. Ja nüüd siis veel on ühe inimese käest saime veel sellised nagu purjetamise, tal on jaht ja siis tema jahiga nagu järgmine suvi sõidule mineku nagu kinkekaardid on. Ja tegelikult üks asi veel, ma pidin saama ühe raamatu, aga see raamat, ma ei tea, siin oli nüüd, ei olnud seda kaubamajakas õigemini, ühesõnaga, ma ei tea, ma pean ise nagu vaatama, kas ma jõuan seda teha ja siis ma tahaksin tunnistused ka nagu printida, tähendab teha, kujundada ja siis Kerli printib. Ja ma ei tea, Voova mõtles ka, et äkki pole oma, ta teeb nüüd enesekantsi treeninguid, et selle mingi kinkekaardi. Aga üldiselt, jah, mul on nagu siuke hull ärevus sees, pühapäevane ärevus. Sest et nädal tuleb kiire ja valimiste nädal ma ei ole vist rääkinud ka, et ma kandideerin Pärnu volikokku ju. Vaat selline lops. Nii et, aga ma ei ole mingit suurt kampaaniat teinud ja ma kuskile erakonda ei tahtnud ka minna, et valimisliidu nimekirjas kandideerin ja siis sellega seoses on nüüd siin viimane siuke rapsimine ja sebimine ja siis saab see asi ka läbi ja saab rahulikult edasi elada. Aga vaatame korra siis. Noh, ta on üsna nagu ühtlaselt peal, on ja. See kloss on ka päris siuke mugav. Ma arvan, et see on hea variant näiteks. Kuhugi sööma lähed või mida iganes või näiteks lähengi tööle, panen hommikul peale. Terve päeva püsib. Siuke ta näeb siis välja. Et jah,
ma arvan, et see on päris okei variant. Praegu lihtsalt mul on endal naljakas vaadata, sest et mul on ainult kulmud ripsmedel. Ripsmedel on eilne ripsnuss, ütleme niimoodi. Otse kohe välja. Ja ma sain ju kinkekaardi kingituseks, pidin sellega ostma mingeid asju, unustasin ära. Sellega maksin kõik nii-öelda päris rahas. Vot, aga ma tahaks tegelikult selle täna ära monteerida ja teil üles panna, sest mulle tundus, et pühapäeva õhtul oli hea teil vaadata. Nii et kell on praegu nüüd 3. Et ma arvan, et ma lähengi siis arvutisse monteerin video ära ja siis proovin need tunnistused sinna kinkekorvidesse ka valmis teha. Ja ongi. Ja siis hakkan rapsima ja lähen hästi vara magama. et järgmiseks nädalaks olla välja puhanud, aga ma loodan, et teil tuleb mõnus nädal. Ja üldse, et teil on kõik hästi ja aitäh, et te siin jälle vaatasite ja aega veetsite minuga ja näeme siis jälle juba loodetavasti mõne päeva pärast. Tšau! Selline liiklus. No selline, et väga palju on autosid ja keegi saa aru, mis asja nad teevad. Kas sa ootad mind tervist? Jah, tahan. Oppa, nii. See on niimoodi, et kui tahad seal jääda oodatust ka mind piletast. Selles mõttes, et ma see tähendab seda. Aga mul on tegelikult ka vaja mingeid asju ja minna vaadata. Mul on kõige puude korvid. Aga